tulemast teine jututuppa. Mul on täna külas Märt Koik. Märt Koik on näitleja. Jaa. Sa oled filminud, ma olen kõik selle aiemad piist võtnud. Sa oled näidlenud filmis Täitsa lõpp, sarjas Siberi võmm. Jah, mis on huvitav, näiteks Köök ei ole seal kirjas. Ei ole jah, Köögis oled mänginud. Praegu mängid Peeter Rebase filmis. Tohid sellest rääkida? No, jah. Firebirds või mis see nimi? Firebird, jah. Mängin seal väikest siukest, kuidas ma ütlen, see on väike kõrvalosa, et see ei ole nagu kandev roll, kuna meil on ikkagi peamised näitlejad on Inglismaalt ja seal ja inglisekeelne film on ja siis mind nagu tabas nagu see hetk, kus kohas meil oli koha peal olemas ka nagu dialect coach ja ma vaatasin siis tema nagu INDB lehte selle dialect coach ja siis ma vaatan, et mind coachib inimene, kes on coachinud Angelina Jolie'd ja Corin Farrelli nagu ja siis ma mõtlesin, what the hell? Nice, oota, aga miks dialect coach, sest räägid inglise keeles seal? Jah. Sa mängid just siis välismaalast? Hästi keeruline, niisugune Hollywoodi tegevus toimub Eestis. Right. Tegevus toimub Eestis, seal mängivad, seal on justkui nagu venelased, eks ole, sest et tegevus toimub nagu nõukogude ajal, aga film on inglise keeles, sellepärast et see on mõeldud nii-öelda maailmaturule nagu. See on nagu need mingid ajastu filmid, kus tegelikult inimesed peaksid rääkima prantsuse keelt või saksa keelt, aga räägid inglise keeles võib-olla saksa aktsendiga või prantsuse aktsendiga. Aga selle filmi puhul siis otsustati, et kõik räägivad neutraalses briti inglise keeles. Ja siis seal oli dialect coach Catherine, kes aeg-ajalt tuli minu juurde, ütles, et this is a bit too American, lose the R ja ongi nagu kõik. Sa näitled ja lavastad ka teatris Must kast. Lavastamisega ma ei tegele. Aga sul on kirjas veebisaidil, et sa lavastad ka? See ei vasta tööle. Sa ei ole ühtegi teatri lavastust teinud? Ma põhimõtteliselt olin lavastaja, pool lavastaja küll koos, tegin niisugust monotükki nagu avameelselt arvamisest ja siis seal ma ei nimetaks seda päris lavastamiseks, ma olin pigem nagu teksti kirjutaja, aga kuna see lavastus sündis natukene teistmoodi kui nagu tavaliselt, ta ei olnud selline, et võtame nüüd näidendi ja siis hakkame sellest töötama teatritükki välja, et kuna ta nagu oli selline devised meetodil, ehk siis proovime asju ja vaatame, mis välja tuleb, et siis see, aga ma ennast lavastajaks veel ei nimetaks kindlasti. Okei, tahaksid lavastajaks hakata või lavastada teatritükke või filme isegi? Ma olen mõelnud sellele ikka jah, sellepärast, et ikka on mingi professionaalne kretinism on nagu, et keegi on laval või tahaksid väljendada ennast selles? Jah, et just, et keegi nagu teeb midagi laval, siis ma mõtlen, aga tegelikult ta võiks ju teha nii või tulla sealt või lahendada selle. Et see on automaatne sul? Jah, kuidagi nagu see on see, et kui ma eksi, siis vist Marko Matvere on öelnud seda, et ta ei saa teatris käia, sellepärast, et ta mõtleb kogu aeg sellele, mitte sisule, aga kõigele, mis on tehniline, kuidas näitled liiguvad, kõik see. Mul on see haigus filmi võttel. Mul on raskem näidelda sellepärast, et ma näiteks kui Marokos käisin mängimas, siis teised näitlejad või üks, kes mu vastu näitles, on ju teine tüüp, Cody Hoyer, tema on sellest absoluutselt aru, sest ta tuleb ta on teatritaust ja ta ei ole ise kunagi nagu filmi lavastanud ja ta ei saanud aru, miks mind häirib, kuidas ma nagu panen tähele, nagu, et valgustus on imelik või et kus on fookus, et pole pandud fookuspointe, nagu pole nagu teipe maha pandud, et kust ma liigun ja kus ma seisma ja et kuidas nad fokuseerivad, et see kaadril läheb ju perse, ma juba tean eos, vaata. Ja siis ma nagu räigelt häirisse ja ma ei saanud mängida ja siis ma läksin nagu närvi sai ka, et nii ebaprofessionaalne, vaata, et ma ei saa isegi mängida, seepärast, et te teete oma tööd valesti. Ja siis läksidki perse kaadrid ilmselgelt, seepärast, et midagi unustati ära ja ma panin tähele, sest ta samal aeg pidin mängima. Sa peaksid Eestis, kui sul juhtub võimalus, sa peaksid Eestis nägema, mismoodi Eestis seriaale toodetakse. Jah, ma olen näinud, ma olen olnud taustanäitleja Eesti seriaalis, ma olen näinud seda ja. Et see on päris, et see ei ole nagu see koht, kus ma ütlen, et Eestis tehakse sitasti kõike, vaid Eestis tehakse hästi kiiresti ja kuna raha on vähe, mis on tegelikult nagu probleem ja seda raha ei tule ka kuskilt nagu juurde, nagu filmitööstusesse väga, ega siis ka seriaalitööstusesse, et budget on alati nagu pisike, siis lihtsalt ei jää muud üle, kui teha sitasti, justkui. Aga nad teevad nii hästi, kui nad suudavad. Ma ei usu. Ma arvan, et seal see probleem ongi.
no siin et on inimesed nagu ei pinguta, vaata. see on nagu see, et ma olen kuulnud nagu seda, et Õnne 13 on duublite arv 1,5. Õnne 13 on sitaks hästi tehtud. Jaa, aga hullult tore on vaadata, mingil hetkel sa said aru, et võttegrupp on ostnud endale tolli, sest et järsku hakkasid kaadrit sõitma. See oli nagu, ja siis seda hakati kasutama nagu täiesti ebavajalikel põhjustel, nagu 2 inimest lihtsalt istuvad laua taga, nagu väga hästi saaks lahendada ja siis millegipärast on see operaatorid on nagu väiksed lapsed, vaatad, sest oma mängu asja vaata ja proovida. Lavavõitlusega tegeled ka, lugesin. Ma olen sättinud mõningaid lavavõitluse stseene, ja, et kuna mul on endal 7-aastane võitluskunsti taust, siis ma tean, kuidas lüüa, kuhu lüüa. Mis võitluskunsti sa 7 aastat tegid? Hokotoryu jiu-jitsu. Hokotoryu, Jaapani jiu-jitsu või? Tegelikult Soome. Or that. See on valge mehe jiu-jitsu. Et siis ühesõnaga ma olen nagu seadnud, nüüd praegu mul on pooleli üks lavastusprotsess ka teatris Must Kast, kus kohas meil õnnestus teha nagu selline tükk, kus kohas kogu tegevus, lava on poroloonis hästi pehme. Ja mis tänu sellele õnnestus mul läbi viia, ma sättisin sinna sükse väikese stseeni, kus kohas kõik on Ameerika profimaadluse stilistikas. Et kuna mulle nagu Ameerika profimaadlus meeldib, siis ma olin nagu väga hyped, et ma saan seda teha lõpuks. Profimaadlus nagu wrestling või? Right, nagu show maadlus. Absoluutselt, show maadlus. Ja said kasutada oma seda tausta ära nagu, et... Jaa, noh, selles mõttes, et ma ei ole nagu profimaadle kunagi olnud, aga kuna ma olen kooli ajal saanud ka akrobaatika-tunde ja kuna ma olen vaadanud profimaadlust, siis ikka ma saan aru, et mis tõste see on, kuidas nad tõstavad, mis on oluline turvaliselt kukkuda. Ja siis sain täitsa nagu selle asjaga ka käevalgeks, et väga, väga lahe. Mulle endale ise nagu väga meeldib. Ma olen unistanud, ma 4 aastat Wing Chuni teinud, Wing Chun Kung Fu'd ja ma olen unistanud lavastama võitlusstseene. Et ma tean, et ma saaks sellega hakkama väga hästi ja mul on nagu isegi palju ideid nagu tekkinud, mis ma olen üles kirjutanud, nagu kus ja kuidas ja mis, ma teaks, nagu, mis võtteid ja ma tahaks teha selliseid hästi visceral, realistlikke nagu kaklusstseene, vaata, sest et nagu, mis nagu inimesed, kes ise nagu ei tegele näiteks Kung Fu'ga ja mõtled, Kung Fu on mingi Bruce Lee ja kõik on mingi for show ja see ei ole nagu praktiline. Aga tegelikult, kui sa Kung Fu'd õpid ja siis sa lähed turniirile, vaata, siis see on samasugune võitlus nagu on boks või MMA või siin pannakse kaitsmed peale ja ellu, et seal sa ei hakka mingi hullu sa ei saa, kõik toimub liiga kiiresti, sa ei saa teha mingid võtteid, sul on boksi kindad käes, ilmselgelt sa pead, see stiil tõmmatakse, lihtsustatakse mingis sükseks nagu hästi-hästi lihtsaks nagu variandiks, vaata. Ja ma tahaks nagu seda nagu, ma tahaks teha võitlusstseene, kus ma näitan seda, kuidas päriselt Wing Chuniga kakeldakse tänaval. Mitte nii nagu näiliselt, nagu mingi tehakse YouTube videos näiteks, kuidas peaks kaklema, umbes tehnika, vaata. Või kuidas päriselt, kuidas see välja näeks? Jah, kas sa siis mõtled päriselt, et kuidas nagu päriselt, nagu päriselt reaalses maailmas, mitte nagu selline Hollywoodi koreograafia? Ja, täpselt. Et teha nagu koreograafiat, tegelikult on see koreograafia, aga see on koreogeeritud, ütleme, et see on sõna nagu koreogeeritud seen nagu siis nagu, et müüke päris võitlus välja näeks, et kui see päris võitlus oleks nagu ei oleks mingi 2 kopli venelast, kes on mingi narkopaugu oli, siis vehivad õhku lihtsalt, vaid kui et oleks mingi vend, kes nagu satub olukorda, kus ta nagu oskab kakelda ka ja siis ta nagu, oh fuck, et wow, nagu, et süke nagu, see on umbes nagu, et kõige parem mingisugune tänavavõitlus, mida sa oled kuskil witnessinud, mingi vaatad, wow, tüübid reaalselt kaklevad, jumal lahe näeb välja, vaata, ja siis selle tood nagu filmi, et nagu koreograafias, vaata, teedki nagu sükse nagu kaoselise, sükse päris, sükse visceral kakluse, vaata, ma nagu alati mida alati. Ja ma olen sünnist saadik sellest unistanud. Ei, ma olen mingi paar aastat sellest unistanud. Jah, see on, sa ütlesid Wing Chun. See on Hiina võitluskunst, eks? Jah, Kung Fu, jah. Kung Fu'sid on mingi tuhandeid. Jaa, absoluutselt. Et minu sensei ütles mulle omal ajal seda, et tänavakaklus, kui tänavakakelda, see kestab 10 sekundit.
et see on alati nagu lahe on vaadata selliseid kaklusstseene filmides, mis kestavad hästi kaua. Aga nagu mulle õudselt meeldivad need filmid, kus kohas on tehtud väga korralik koreograafia ja ma vihkan neid filme, kus kohas see põhimõtteliselt situtakse ära sellega, et lihtsalt hästi palju camera cut'e on nagu. Et muidu film on jumala hea ja siis on nagu vaatad seda koreograafia ja mõtled, et ma teeks ka paremi, nagu, mida vittu Hollywoodi film. Et noh, lihtsalt, et ma ei tea, tõstab käe, hakkab lööma cut teisele poole nagu, mis on nii useless ja siis sa vaatad sükest filmi nagu, ma ei tea, Ong-Bak või Ong-Bak 2 või Ong-Bak 3 või isegi kuradi Watchmenis on alguses väga hea, väga ilus kaklustseen, kus kohas on koreograafia, et see on tants. Ma olen nõus sellega, et 10 sekki kestab võitlus, aga noh, kui sa filmi teed, vaata 20 sekki on ka võimalik nagu vaata, ütleme, et see nagu vend nagu jääb ellu mingi imemoel, ta on mingi chosen one, vaata, noh selles filmis, ta on hero, ta on see peategelane, ta peab natuke kauem ellu jääma, vaata, ja siis peab ilmselgelt olema rohkem inimesi ja ta saab hakkama kuidagi, saab ise ka sisse, vaata, saab ise palju peksa, tõuseb püsti, kuidagi maas, vaata, no, nagu, nii nagu päriselt juhtuks, et sa umbes kukud maha, mingid vennad tulevad kõik sulle korraga peale, vaata, et kuidas sa siis hakkama saad, mida sa siis teed, et meie meister näiteks õpetab kogu aeg seda, nagu teemegi siukseid harjutusi, et näiteks on eksamid, noh, esiteks harjutused on siuksed harjutused on palju, kus ta õpetab, kuidas Wing Chuni kasutada maas, seepärast, et Wing Chun on kurikuulus sitt maas võitleja, nagu ei ole, seda ei eksisteerigi, Wing Chun on ainult püsti, vaata. Ja siis meelega meie meister, kui ta on meister ka teistes võitluskunstides, õpetab, kuidas maas hakkama saada ja kuidas kasutada Wing Chuni tehnikat maas. Ta ütleb, et see täpselt sama, lihtsalt sa oled pikali, lihtsalt nagu kõik läheb teistpidi, vaata, ja sa kasutad oma jalgu, nagu nad oleksid käed. Nagu vahetad ära lihtsalt ja käsi kasutad ka, aga nagu jalgu kasutad rohkem. Ja siis lõpuks nagu, kui sa oled mingi tase, mis oli 5, 6, 7 tase, siis sa pead tegema üks eksami, kus sa pead kaitsma ennast 4 vastase vastu. Videosiga YouTube'is üleval tema sealt eksamitelt. Ja sa näed, noh, täpselt nagu sa ütlesid, see 4 venna vastu kestab ka 10 sekki. Aga ma täiesti usun, ma ei ole näinud veel nagu päris sükest nagu, võib-olla on, vaata mingi film oli tegelikult hiljuti, mingi mõned aastad tagasi tuli välja, vaata, mis selle filmi nimi oli, kus mingi vend läheb kuskil mingis majas, läheb ülesse, vaata, kuskile mingid kurdi maffia venda läheb otsima, mingis üks vend lihtsalt täiesti haige, mingi kung fu film, kus ta lihtsalt mingi inimesed lendavad läbi seinte, mingi kurdi, lihtsalt jookseb nagu vaata ühest korrusest teise ja siis lihtsalt lihtsalt nagu jääb ellu ja peksab kõik vennad ära, vaata, mis tead, mis filmis me räägime? Seal oli sitaks hea koreograafia ja seal vahepeal oli täpselt siuke hästi realistlik koreograafia, just siuke visceral, vaata, siuke päris. Mul ainult tuleb praegu ette, tuleb Oldboy. Ja see oli sarnane, see oli mingisugune ka mingi kas Filipiinide mingi film või mingi siuke, aga ma ei mäleta, mis selle filmi nimi oli, escapes me nagu praegu keele otsas, aga seal oli ka nagu siukseid nagu seen, aga ikkagi ta oli lõpuks, sa saad aru, et see on realistlik, mingi vend jookseb kuskil ära, mingi korruses ja siis taab kõik vennad läbi, aga seal juba ma tundsin, et türa ta teeb nagu, see vend teab, kuidas ta nagu kuidas kakelda ja need inimesed, kes selle filmi tegid, nad teavad, kuidas kakelda, see on nagu hästi realistlikult tehtud, aga ma olen alati nagu unistanud nagu long story short nagu teha, nagu appida seda, minna järgmisel levelile, vaata, et veel realistlikumaks seda teha, vaata. See võitluskunst, sa rääkisid nagu maas kaklemisest, et see võitluskunst, millega mina tegelesin, Hokotori jiu-jitsu, see on oma baasilt võtnud siis Brasiilia jiu-jitsu, eks ole, mis tähendab, et maas me teeme kuradi ägedad asju, aga siis on sinna juurde pandud kübe aikidot, kickboxingut ja karateed, et ta on nagu soomlased nagu sidusid selle ja see, et see on soomlaste välja mõeldud võitluskunst, see kumab sellest väga tugevalt läbi, näiteks igasugused blokid, mis on puhtalt sellised jõulised, ehk siis nagu kui sa kaalud, oled siukene pisikene ja siis blokid, et siis kui nende tehnika võib-olla on täiesti nagu ebapiisav. Aga kuna seal ongi kõik siuksed suuremad, kõrged mustatööd, tannid on reaalselt suured Soome mehed. Need on täiesti haiged. Jalad ja käed on lihtsalt pakud. Nagu sama suured kui su keha on. Wing Chunis on, Wing Chun on üks stiil, et
ongi nendel inimestel, kes, et kõik saavad seda teha, meil on hästi suuri pakkusi ka, fucking mad, nagu vaata Game of Thrones'is The Mountain, vaata üks vend on süükka reaalselt nagu fucking tohutu, 2 vend on sükseid, aga enamus on sükseid väiksed, vaata, ja naisi on ka, ja Wing Chun on just niimoodi välja, nagu siuke leiutatud stiil 400 aastat tagasi umbes, mingi munk leiutas selle Hiinas ja see on nagu selle jaoks, et sa saaksidki, et sa ilma ennast nagu võimalikult vähe ennast lõhkumata saad jagu suuremast ja tugevast inimesest, et see on nagu lihasrefleksidele baseeruv vastase jõu ära kasutamine ja läbi minemine, nagu et keskelt läbi, kõik on sirge nagu ja läheb, et kui inimesed teevad vaata sellised liigutusi nagu haake asju, siis Wing Chun läheb ainult otse, seepärast see on kõige kiirem, kõige lühem nagu tee. Et selle idee ongi see, et kõige lühem ja kiirem tee on otse, et ja otse ja ümber, et see on nagu jah, kui sa ei ole tugev inimene, siis hästi hea on tegelikult treenida, kui sa tahad mingit võitluskunsti ja keegi kuuleb näiteks ja vaatab, et ma olen mingi väike sitakott, ma olen kondine, vaata, ma olen ka, sellepärast mingit Chunil läksingi, see sobib mulle väga hästi, sobib just sükestele kondistele, väikestele sitakottidele. Ja mis, kui sa näiteks treenid ennast suureks või tugevaks või sa oled juba mingisugune pakk, on ju, sa oled mingisugune suurem vend, siis tegelikult see stiil on nii fucking efektiivne, et sa saad oma jõudu veel sinna lisada, lisaks. Ja siis sa nagu hävitad. Need vennad, kes meil seal on, kes on nagu räigelt suured ja tugevad, nad hävitavad nagu, see on ebareaalne nagu, mis kui see, lisad veel jõu ka sinna selle tehnikale taha nagu. See ongi see, mida meie meister nagu üritab nagu näidata maailmale, miks ta tahab rohkem suuri inimesi sinna ja tugevaid inimesi. Ta tahab promoda seda, et Wing Chun on tegelikult hea tehnika, mida jõuga saab ka nagu, et see... Jah, et sul on nagu baas olemas ja siis sa saad jõudu lisada, jah, muidugi. Filmitalgud. Keda sa mängisid seal, see oli siis film Täitsa lõpp, on ju? Ja see tehti niimoodi, et tehti filmitalgud, esimene mingi filmitalg Eestis, on ju. Ma mäletan, kui see uudis tuli ja ma ise proovisin ka sinna saada, aga mul pakuti mingit tausta näitleja rolli või mingit lambi asja, ma ei mäleta. Mul on isegi meeles, sa kirjutasid mulle selle aja jooksul, kirjutasid mulle kirja, et tere, et me võib-olla mängime koos selles filmis. Ma ei tea, kas ise mäletad seda? Häguselt. Jah, et tehti reality show, kus kohas siis valiti välja võitjad, siis kuna mina võitsin selle koos naisterahvaga, kelle nimi oli Ester Korkiasaari, siis meie saime siis need kuradi peaosad endale. Kuradi peaosad? Jah. Ma ei saanud isegi sinna reality show'sse, ma isegi mäleta, ma lihtsalt üks hetk lihtsalt see poppis appi, ma nagu I didn't know anything about it, vaata, aastat ma ei saanud seal veebisaidil edasi, sest mind ei valitud, sest see oli mingi rahva hääletuse värk või? Kes sinna said? Ma täpselt ei tea, ma mäletan, ma käisin castingul Telliskivi loomelinnakus, ma olin linnaloal, ma olin sõjaväes siis. Oota, mul tuleb midagi meelde, ma ei läinud sinna castingule vist sellepärast. No võt sellepärast. Sellepärast, et ma mõtlesin, et see viis, kuidas nad castid inimesi, on bullshit vist. Sel hetkel mõtlesin nii. Jah, no, igal juhul seal ma käisin, mind sinna saatesse võeti, selle saate ma panin kinni, eks ole. Siis me hakkasime seda filmi tegema ja siis nagu see oli minu elu kõige esimene filmikogemus ja esimest korda nagu kogeda nagu filmi tegemist niimoodi, et sul on iga päev erinev režissöör, mitte professionaalsel näitajale, kes ma tol ajal ei olnud. Fucking mess. Ütleme nii, et film ei saa teha talgutega või? Jah, aga mul on nagu hea meel, et vähemalt prooviti, aga mis on nagu kõige naljakam selle juures on see, et see on täiesti, minu jaoks täiesti teine elu, nagu see aeg, sellepärast, et kui ma läksin teatrikooli, see film oli juba tehtud, kõike särki-värki, ma võin täiesti kindlasti öelda, et minu praegune tuntus, see vähene tuntus, mis mul on, sellest 0% on põhimõtteliselt filmitalgute peal. Sest et teatrikooli läksin, mul oli intervjuu, need ei olnud filmitalgutes kuulnudki, teatriinimesed, eks ole. Huvitav. Polnud kuulnudki. Kõik teadsid sellest, see oli igal pool. Nad ei teadnud sellest reality show'st. Elad mingis omas maailmas.
et võib-olla ja siis mina tunnen seda, et ma olen ennast töötanud ise ülesse pärast seda nagu, sest et fakt on selles, et ikkagi kui sa oled, käisime selle, see filmi, tegime selle ära ja siis minuga taheti teha intervjuusid, Illar Kohv tahtis minuga intervjuud teha ja siis Eesti OG troll nagu Illar Kohv, mis selle gossip.ee tahtis minuga teha intervjuud ja siis seal oli reaalne see küsimus, et kas teid huvitab grupiseks, et äkki te olete biseksuaal ja siis ma vastasin lihtsalt ei. Kuidas see seotud on nagu filmide algutte või? Küsi Illar Kohvi käest, okay. ma ei tea, aga nüüd fast forward läksin kooli ja ja siis kogu see asi nagu vaibub ära nagu vaikselt ja siis tuntus hakkas mul vist nagu sealt maalt pihta, kus ma 3. kursusel hakkasin kööke tegema. Ja et kuigi mida ütles küll Ergo Kuld, kui ta mind kutsus kööki mängima, et filmide algutel ma ka nägin sind, aga ma siiski ei paneks sellele väga palju rõhku oma karjääri puhul nagu. Siis on võib-olla ei olegi nii hull, et ma siin castingule läinud. Aga võib-olla oleks lahe kogemus, minu arust on lahe, et proovisid, et see on nagu midagi uut vaata, peab proovima uusi asju. Absoluutselt, ja tagantjärele vaadates on väga hea teha eneseanalüüsi ja vaadata ja teha enesetappu mitte. Üks stseen on, kus ma reaalselt nagu minu näitlemisoskus on nagu fucking null, nagu täiesti nagu ma olen null teksti ja hästi vihane selle peale, aga hästi lahe on analüüsida ennast nagu sellel ajal, kui mul ei olnud mitte mingisugust näitlejakoolitust, et kuidas ma nagu tegin asju ja seda analüüsida on päris huvitav nagu, et tegelikult, et issand, ma olin nii sitt, vau. Sa tunned, et sa oled nüüd palju parem näitleja, kui sa oled reaalselt koolist läbi käinud ja sind on treenitud näitlejaks? Jaa, ma tunnen ennast kindlasti paremini, et selles mõttes, et kindlasti on palju näiteid headest näitlejatest, kes ei ole seda kooli läbi teinud ja mina tunnen, et mul oli see väga suureks abiks, et ma kasvasin teatrikoolis ikkagi enda arvates nagu inimeseks lõpuks ka. Kas sa tahad kohvi või teed midagi? Ei taha. Ei taha või? Vett? Ei. Okei, ma vist võib-olla teen endale midagi, aga räägi mulle samal ajal, kui ma panen vee keema enda lapsepõlvest. Kus sa üles kasvasid? Kuidas? Milline nägi sinu lapsel välja? Ütleme, sa oled 10-aastane, väike, mis su nimi oli? Mu nimi oli Märt. Ma olingi Märt. Seda ma arvasin. Teadsin seda. Väike Märt. Pane silmad kinni. 10-aastane mina. Kus sa oled praegu? Kusjuures mitte kodus, mul tuleb millegi pärast meelde see, kuidas ma sõbraga koos läksin koolist koju ja me millegi pärast ülbasime mingisuguse noorema tüübi kallal, sest et ta oli ühele meest midagi öelnud ja siis ma mäletan selgelt, et ma ütlesin talle, et kurat, et ära hüppa, ma olen 10-aastane ja siis mu sõber ütles mulle, Märt, sa oled 11. See ja nagu ja siis see, mul millegi pärast tuleb nagu väga elavalt nagu see punastasid ka? Ei punastanud, see oli nagu, vaata, kui sa oled nagu sellise asja keskel nagu ülbad, vaata, siis sul ongi nagu see, et mis asja, ma olen 10, Märt, sa oled 11, et millegi pärast see ja see on nagu kummaline sellepärast, et räigelt punastanud. Ma ei ole nagu kunagi olnud see, kes väga palju ülbab, aga see oli mingil põhjusel oli see täpselt selline moment, kus kohas oli vaja ülbata mingi tüübiga nagu, ja mul on see nii elavalt meeles. Et sa failisid. Absoluutselt, siis, kui oli vaja esimest korda seda tegid. ja sellepärast ma ei ülbagi palju, et see on useless. Ma ütlesin oma vanuse ühe korra valesti ja ongi persest. See meeldib mulle seda, kui Noorutse gümnaasiumis käisin, siis mingi mu nagu sõber ja klassivend hakkas mingi tüdrukuga ülbama ja midagi narrima või midagi, vaata, või nagu, ja siis naerma tule kuidagi, sest tal oli mingi oks oli juustes ja siis ma ütlesin siukse lause, tere Andres, sa ei teki naistest mitte midagi ja siis kõik oli nagu, mida vittu, mis see tähendab siis mul räägis punast, mida vittu, mis ta ütlesin, mida vittu, ma tahaks tagasi kerida praegu nagu, mida vittu, mis ta ütlesin tere, sa ei naist ikka midagi, ta on oks peas see on nagu see, et
ikka nagu, olles inimene, kes mängib videomänge palju, siis ma nagu tunnen väga tihti, et mis on elus puudu, on see võimalus, et oled mingis olukorras selge, nii, load game, hakkame hommikust, palun uuesti peale. Jep, save ja load. Aga mul on selline teooria, et me elame et me võime elada simulatsioonis. Ja ma arvan, et selline variant võis kunagi olla olemas, aga kiiresti saadi aru, et nope, that's not the way to live, nagu nii ei saa elada. Või see on võimalik, aga me ei tunneta seda sellepärast, et sest me ei tea, et käis ära load või save. Me ei tea seda. See on ka üks teooriast, et mul on paanikood. Sa võid mõelda, mida vittu, kuidas on see seotud paanikoogudega. Väga hästi on seotud. Ma ärkan vahel paanikoogudes ülesse keset tööd ja ühe korra märkasin hommikul, ma elasin minu sõprade Indrek Oliveri kontoris, sest mul ei olnud kuskil elada, ma elasin seal kontoriruumis maas, põrandal, madratsil. Ja siis mingi väike laste madrats oli sükene nagu mingi 30 sentimeetrit korda 10 sentimeetrit suur. Ja siis ma mingi tõmbasin kerre ennast seal ja magasin seal ja siis ärkasin üks hommik paanikoos üles jälle. Ja hüppasin aknast alla. Okei. Vastu asfaldit, surnuks ennast. Ja siis ärkasin ülesse ja sain aru, et see oli uni. Aga ma olin täiesti 100% kindel, et see ei olnud uni. Ja mul oli selline tunne, et ma vist just tegin load save game'i nagu. See, et loadisin nagu uuesti nagu. Mingi user oli lihtsalt fuck. Nagu fall damage, ma unustasin selle ära. Ja loadis uuesti, vaata. Nüüd läheb edasi. Reaalselt oli selline tunne, sellepärast, et see oli nii, see on mitte, et see oli nii realistlik, see oligi päriselt nagu. Ma hüppasin sealt aknast alla paanikoos. Läbi akna veel lendasin nagu, hüppasin läbi klaasi. Cinematics. Võib-olla see on päris. Võib-olla see on päris ikkagi. See on topelt klaas, nagu ma hakkasin praegu mõtlema. Aga kes teab, vaata, inimesed teevad haigeid asju nagu alateadus on tegelikult päris vaata nagu need, kes päästad oma mingi lapsi kuskil autode alt ja niimoodi tõstavad terve auto üles, kes teab, äkki ma hüppasin sealt aknast välja, aga see on võimalik, et meie maailm võibki olla siuke, et me elame, sa arvad, et me võime elada simulatsioonis? Olen kuulnud ja olen mõelnud selle peale ja laias laastus ma leian seda, et see meie elu kontekstis ei ole oluline. Sellepärast, et kui me elame simulatsioonis ja me ei saa sinna mitte midagi parata, siis otseselt ei muutu mitte midagi, kas me oleme simulatsioonis või mitte. Sellepärast, et meil on oma tahtmised, oma asjad, mida me teeme elus ja ma leian, et see reaalselt selles kontekstis ei ole oluline. Okei. Läheme sujuvalt üle siis sellele, et sa said mingilt inimeselt hate meili nagu viha meili, keegi kirjutas sulle, et sa oled debiilik, et sa usud, et maa on lame. Jah, sellepärast, et minu videolle kommenteeriti, sest et nad arvasid, et mina olen Einar Kuusk ja mulle meeldib siiamaani kõige rohkem see, ma kirjutasin talle vastu, et et aga kas sa ei tahaks nagu kontrollida, et tegelikult ma ei ole Einar. Ja ta ei ole vastanud siiamaani. Et ilmselt temal oli häbi, talle ka sõber ütles, kuule sa oled 11, mitte 10. Kas sa arvad, et ta võis punastada seal arvutajal, kui ta aru sai? Fuck, ma loodan raisk. Nii et sa ei usu, et maa on lame? Ei usu seda. Okei. Siinkohal meie intervjuu lõpeb. Selge. Kelleks väiksena saada tahtsid? Stereotüüpiline. Kõigepealt politseinikuks. Mina ka, ja siis näitlejaks. Ei. Mul suri vanem ära ja siis ma tahtsin saada arstiks. Kõik tahavad mingi arstiks saada. Nagu see on nagu 90% nagu kui sa küsid kelle käest, kõik tahad seda arstideks saada või õdedeks. Ja täpselt nii kaua, kuni sa võtad elus esimest korda bioloogia õpikul lahti, siis mõtled, fuck this, not gonna happen. Burger flipping it is. Et minule tegelikult see soov näitlejaks saada tuli üsna hilja, see oli 11. klassis alles. Et me tegime Andrus Kivirähki Kalevipoega kooliteatrina nagu. Ja ma mäletan seda, et mul oli adrenaliin nii laes pärast proove, nagu ma tundsin nii hästi. Ja siis ma mõtlesin, et
fuck, et no prooviks ära, noh. see on see, mida ma tahan teha. Ja siis ma läksin lavakakatsetele, sain sealt jalaga perse, siis läksin sõjaväkke ja siis sõjaväe ajal olid need kuradi filmitalgud, eks ole. Ja siis käisin linnaloa ajal Viljandi Kultuuriakadeemia sellistel eelkatsetel ja siis öeldi, et aga tule veel. Ja siis sain sõjaväest välja ja sain kooli sisse ja õppisin näitlejaks. Mis kooli? Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia siis õppisin sealt teatrikunsti näitlejaks. Okei. Kas sa pidid vist pidid nagu neid tavaaineid õppima, on ju? Noh, ikka filosoofiat, kunstiajalugu, siukseid asju. Okei, mitte matemaatikat ja siukseid asju. Okay. Eesti keelt küll, jah, aga see on ka selle jaoks, et kui sa seminari tööd kirjutad, et siis see ei ole nagu debiilik, et siis ei kirjuta päriselt. Ma tahtsin saada näiteks, kui ma olin 10 ja filme, ma teadsin, et ma tahan filme teha või et ma teadsin, et kui ma võtsin kaamera kätte ja tegin sugulastega oma esimese kodufilmi, siis ma teadsin, et see on see, mida ma teha tahan. Ma ei saanud aru täpselt, mis see on filmi tegemine, aga ma teadsin, et see on see, mida ma teha tahan. Ma tahan mängida kaamera ees ja ma tahan olla kaamera taga ja ma tahan seda luua mingit maailma, teha nalju, vaata, mingid lollakad nalju, millest keegi aru ei saa. See kõik kõlab nagu sa võiksid olla vlogger vabalt. Ja täpselt. Ja siis ise irvitad ja teed video, irvitad, keegi aru ei saa, aga no see kõlab nagu 100%. Ma kuulisin Isto striimi mingi üleeile ja siis ta ütleski, et kõik mainivad mind Einel jututoas, et vähemalt siis ma tean, et ma olen ikka veel relevant. Ja siis ma mõtlesin, et türa ma ei maini seda venda rohkem, vaatast, et tegelikult ta ei tea, et ma tegelikult räägin ainult positiivselt temast. Ta mõtleb, et ma räägin nagu halba temast. See on kummaline lähenemine nagu oma enda relevantsusele natukene, see on niisugune Brigitte Susanne Hunnilik nagu lähenemine relevantsusele. See ei ole loogilist, et tal on nagu mitu tuhat korda rohkemini vaateid kui mul. Mart tegi nalja. Nagu see ongi kõige olulisem asi. Chris Gardner ehk 100% on väga edukas striimer. Eesti suurim livestreamer. Ja palju õnne. Hakkasimegi rääkima. Ja ta on väga tubli. Sa oled öelnud, et või sa ütled, ma ei tea, kas sa siiamaani ütled, aga sa oled öelnud, et sa oled vasakpoolne liberaal, kellel meeldib kõiges kahelda. Fuck does that mean? Seda on skeptiline tolerist. See tähendab seda, et mul on nagu mõneti siuksed liberaalsed vaated, eks ole, vasakpoolsed vaated. Mis see tähendab nagu vasakule, et nagu... No vasakpoolne versus siis parempoolne. Nagu roppud nagu vaated. Ei, vasakpoolsed kui sotsialistlikud. Selles mõttes, aga sa oled hästi sotsiaalne inimene, ma olin väljas käi. Jah, mulle meeldib, et sul on sõnavara, on sul väga hea, kus sa tead täpselt, mida asjad tähendavad. Aga just see skeptilisuse osa tähendab seda, et ma leian, et iga asja suhtes tasub ikkagi olla ka nagu skeptiline, et feminism, väga vajalik asi meie ühiskonnas, aga see ei tähenda ju seda, et me peaks minema hulluks sellega, et see, mis see hea näide on, et sõna esimees tähendab ilmtingimata meest, et miks see on maskuliinne sõna, et miks. Ja minu abikaasa on eesti keele õpetaja, kes on ka feminist ja ma olen temaga sellel temal rääkinud ja tema ütleb, et tema ei näe sõnal esimees sugu, ta ei näe seda seal, absoluutselt, see on lihtsalt sõna. See on nagu man inglise keeles, vaata. Man on nagu inimene, vaata. Ja, aga sama aegselt ka mees. Ja siis George Carlin tegi kunagi nagu hea nalja, et kanalisatsiooni see kuradi auk, et see on manhole cover. Et there's no reason to call it personhole cover. Et nagu, why? Et selles mõttes, et just nimelt, et ka ideed, millega ma võin laias laastus olla nõus, need on nagu sellised asjad, millele mõneti võiks natukene konservatiivsemalt läheneda just nimelt nagu selles mõttes, et mõtleme natukene, mis nüüd nagu juhtuma hakkab. Et väga paljud asjad nagu, näiteks, miks on vaja nagu istuda ja mõelda. Tartusse siis tuli see, mitte ainult Tartusse mõelda ka, tasuta bussiliiklus, maakonnasisesed liinid. Nii, Tartu linnaliinid paraku on tasulised.
ja mitte keegi, mitte ükski ametnik ei mõelnud selle peale, et osad maakonnaliinid sõidavad läbi linna sees olevate peatuste. Mis tähendab, et mõnda maakonnaliini saab kasutada tasuta linnaliinina ja siis ainus viis seda tõkestada oli inimestel keelata bussist väljumist. Et palun näidake mulle seda seadust, mis ütleb, et sa ei tohi siin bussist välja minna. Pantvangi võtmine. Go fuck yourselves. Nagu see. Ja mitte keegi nagu ei saanud sellest aru. Siis on vaja järgi mõelda nagu. Aga kas see ei ole pantvangi võtmine? See nagu peaks illegaalne olema. Või riik võib pantvangi võtta inimesi? No riik võib inimesed panna ka sõjaväkke vangi selles mõttes. Et jah, riik võib vaheldusel piirata sinu õiguseid. Küll võib küll, jah. Aga mitte siis, kui sa oled fucking ühistranspordis nagu. No järelikult võib. Isegi siis. Aga mis sa kaitseväest arvad, kas riik, Eesti Vabariik, ma rõudan sõna vaba riik, tohib või peaks tohtima nagu sundida inimesi, nagu kui üldse eemaldada seda, vaata nagu et see mis asi see on, vaata. Et kas mitte ei peaks minema nagu, võtma kõik need asjad nagu unustame ära, et mis asi see on. Ja lihtsalt mõtleme selle peale, et üldse sunnitakse millagiks. Et see põhjus miks, et kuidas inimesed nagu, see on see, ma kogu vaidlen inimestega, paljud nagu vihkavad ka mind selle pärast, sest et ma lihtsalt ei nõustu sellega, et mingisugune põhjus võtab ära inimese vabaduse, mingi nagu asi, mis peaks olema peale. Saad aru, mis ma mõtlen, et ma võin sundida sind tegema midagi, sellepärast, et see põhjus on küllalt hea, ma olen seda nii hästi ära promonud inimestele, et kõik on nõus, jah, et Einar võib Märt Koigi panna vetsu kinni, sellepärast, et ja kui ta seda ei teeks, siis oleks ju katastroof ju. Jah, aga siin on nagu see probleem, et riigil on, meil on põhiseadus, eks ole, ja me oleme teinud oma vahel sotsiaalsed kokkulepped mingil hetkel ja et mul oleks õigus elada Eesti riigis, eks ole, ma olen Eesti riigi kodanik, mul on omad õigused, aga mul on ka kohustused. Aga kui inimene ei saa kontrollida seda, et ta siia sünnib ju. Sünnib kuskile, kus on selline põhiseadus. Absoluutselt, jaa, aga inimesel vist on võimalus oma kodakondsusest lahti öelda. Aga kui ta ei saa Eesti kodakondsusest, ei saa lahti öelda. Seda nagu, teadsid? Et ma saan otsustada, et ma ei taha olla kodanik. Jah, ei saa. No. Eesti kodakondsusest ei saa lahti öelda, kui sa oled siin sündinud. See on, teadsid seda või? Ei, ma ei teadnud seda. Sest mul on Rootsi pass ka, ma olen Rootsi kodanik ka. Ja Eesti tahtis, et ma ütleks Rootsi kodakondsusest lahti, helistasid Rootsi politseisse ja Rootsi politsei naeris nad välja. Mis mõttes, nagu mingi riik helistab, riigiasutus kuskil, ma ei tea, kaitseväest vist helistati või kuskilt või ma ei tea kust on ja öeldi, et tere, et sellel inimesel on vaja Rootsi kodakondsusest lahti öelda, sest et me ütleme nii, et nii on, sest et Eesti kodakondsust ei ole võimalik lahti öelda. Sest et topeltkodakondsus vist ei tohi olla. Sest et topeltkodakondsus ei tohi olla, see on nagu süsteemis on auk sees on ja seadustes. Ma sain selle siis, kui ema põgenes nõuka ajal Rootsi, ma kasvasin Rootsis üles ja 5 aastat sain Rootsi passis, ma olin rootslane. Ja nüüd mul on see alles ja nüüd Eesti ei taha, et mul seda oleks. Et see ei tohi olla mul. Mõtlesin, okei, aga siis ma ütlen Eesti kodakondsusest lahti. Ei. Sa oled eestlane, sa oled siin sündinud. Mitu aastat tagasi see oli muidugi? Millal nad tahtsid ära võtta või? See oligi nüüd see kaitseväes, kui me läinud kaitseväkke, saatsin vittu nad sõna otseses mõttes. Ja see on ähvarduskirju, mind pannakse vangi. See on vaata, inimesed nagu vihkavad mind sellest, et ma ütlen, et see on ebanormaalne, et riik sunnib inimesi tegema asju on ja okei, kui see sinu jaoks oli ebanormaalne, et riik sunnib sind midagi tegema, siis kas see vähemalt on sinu jaoks ebanormaalne, et vaba riik ähvardab enda kodanikku ja ähvardab vangi panna ja paneb su arved, paneb trahvide arvele peale, kui sa ei tee seda, mida nemad ütlevad, sa teeksid. No, nagu... jah, aga sellepärast, et sa ei vasta mingisugustele nõuetele. Aga see nõue on ju debiilne. See on debiilne ju. Sest et kuidas saab inimene olla vaba, kuidas saab inimene olla vaba, kui ta sünnib süksesse kohta, kus tal ei ole valiku võimalust või sõnaõigust öelda ei. Sa ei ole siis vaba inimene. Jaa, ei, no selles mõttes see arutus on põhjendatud, ma saan sellest aru. Aga fakt on selles vahepeal on nagu, peame nagu aru saama sellest, et see on absurdne, see olukord, aga see on see olukord, kus sa oled. Nii. Et siis nagu selle koha pealt
jah, ei, ma olen nagu nõus, ma oleks ka nagu pissed off, kui ma saaks ähvarduskirju, et tule ja et selles mõttes nagu minu sügav kaastunne, loomulikult nagu. No enam ma neid ei saa, aga lihtsalt ma tunnen kaasa nendele inimesed, kes saavad ja ma lihtsalt, mind ajad närvi siuksed asjad, sest et see on nii silmakirjalik. See on tohutult silmakirjalik ja ma imestan, kui ajupestud inimesed on nagu, kui nad mulle kommenteerivad või kirjutavad, et ma olen debiilik ja see on mitte ükski inimene okei, ma ei saa öelda mitte ükski, aga vähesed suudad intelligentselt mulle öelda, miks see seisukoht, et sa pead minema kaitseväkke on normaalne vabariigis, saab sundida üldse millegiks. Vähesed oskavad intelligentselt seda ära seletada. Enamus ütleb, et ma olen pederast, et ma olen homokott, värdjas, debiilik, kes võiks oma kanali kinni panna, ennast ära tappa. Ei, no see on, ma mäletan, kui sa tegid selle video, et ma lihtsalt ei lähe sõjaväkke, et ärge lihtsalt minge. Ja ma lugesin need kommentaare, see oli täiega naljakas, sellepärast, et ikkagi nagu siiamaani on juurdunud nagu see seisukoht, et sõjaväes saab meheks. Poisist mees. Mina nägin üsna mitut eite, kes tulid kaitseväkke ja eitedena sealt lahkusid pärast 8 kuud teenistust. Et see, et sõjaväes saab täiskasvanuks, ei. Mina sain täiskasvanuks peale sõjaväge ülikoolis, kus kohas ma sain aru, et tegelikult see hetk, kus kohas sa küsid enda käest küsimuse, vastad sellele ise ja saad aru, et see ei ole loogiline. Ja siis sa istud kušeti peale ja sa mõtled, et what the fuck. Et see oli mul ülikoolis, sellepärast, et sul ei ole kaitseväes aega mõelda sellele, nagu, sest et sul on äratus ja siis sa jooksed ja siis sa juba sööd, et nagu kõige markantsem näide minu nagu ajateenistuse ajal oli see, kus ma ärkasin hommikul ülesse siis, kui ma panin pükse jalga. Ehk siis äratus oli ära, ma hüppasin nari teiselt floorselt alla, panin pükse jalga ja siis ärkasin ülesse. Et see on nagu programmeeritud ja nagu refleks. Jah, just täpselt, et noh, aga noh, see on nagu, mida sõjavägi vajab. See on lahe, see näitab, et tehakse nagu, seda on vaja ja see töötab täpselt nagu Marti Hallik oli külaline ja rääkisime sellest ka ja tal oli hea point, et tegelikult igal inimesel oleks vaja sükest kogemust on ja kus ta ei pea muretsema mitte millegi muu pärast ja tal on süke hästi rutiinne elu ja mingi sükene ongi sõjaväeline süke kord on ja sööb, teeb trenni, vaata, et see on hea, ma olen nõus sellega, et see teeb mehe, nagu see võib poisist mehe teha, et see on väga, igaüks peaks kogema seda vähemalt, vaata. Sest et mis teeb meist täiskasvanud inimesed on kogemused. Ja teine asi, teine nagu argument on see, et aga mis sa siis teed, kui sul, ma ei tea, kuradi inveiditakse on ja tuleb invasioon teisest riigist, lüüakse uks maha ja vägistatakse su naine ära on ja. Okei, kui sa tahad seda tood üks asja argumendiks, siis ma ütlen sulle seda, et enamus inimesed, kaasa arvatud sina, kes isegi kui sa kaitseväes käinud, ei teaks, mida teha, kui keegi lööb ukse maha ja tuleb su naist vägistama, sest et sul ei ole M16 seina peal ja siis hakkad tulistama. Ja, no see on... Sest et sa ei tohi üldse kodus kasutada seda relva ja sind on treenitud kaitseväes ainult seda tegema. Mida sa siis teed? See on täiesti ajuvaba. Nii, äkki siis mina võin ka öelda, et iga inimene, iga mees, iga poisiklutt, kellest peab sama mees, see peaks olema kohustuslik, et nad peavad minema võitluskunstitrenni. Sellepärast, et sa ei oska ennast ju tänapäeval kaitsta ju. Kui sa kodus keegi lööb ukse maha, sa ei oska ju oma naist kaitsta ju. Sul ei ole seal M16 ju. Istu sisse see M16 endale. Või siis on nagu see, et sul on kohustuslik käia väitlusringis, et sa oskaksid argumenteerida. Nagu täiskasvanud inimene. Mitte lihtsalt klähvida näiteks, vaata. Või et selliste nagu mina selliste hüpoteetiliste olukordade nagu toomine, et aga mis sa siis teed, kui on väga nagu põhimõtteliselt nagu ikkagi demagoogiline, sellepärast et me ju ei tea, et et okei, meil on hästi tubli kodanik, eks ole, 11 kuud teenis, eks ole, ta on suur sõjamees ja kõik, ja siis ma võin talle anda hüpoteetilise olukorra, aga mida sa teed siis, kui sulle tuleb tulnukas ja ta piinib sinu tuppa mammuti, mida sa teed siis? Sest et
no kas sa oskad tappa mammutit, et noh, see on selles mõttes täiesti useless. Sa pead minema siis mammuti tapmisse kooli, nagu sa pead vibu õppima ja sa pead õppima, kuidas nagu kivja inimesena ennast kaitsta, vaata, et siukse koolitused on kindlasti olemas, et sa pead siis see peaks ka kohustuslik olema, et nagu minu vastuargument ongi see, et ja ma tõesti usun seda tegelikult, aga ma tõesti usun, et iga mees peaks oskama võitluskunsti iga mees peaks võitluskunstiga tegelema, sest et see on, esiteks see ei ole ainult see, et sa õpid nagu ennast kaitsma, enda armastatud kaitsma, see on nii sisemiselt arendav asi, mida teha, see on siuke vaimne asi, sa arened reaalselt, sa saadki meheks, nagu 2 korda, nagu meie meister ütleb, 2 korda saab poiss meheks, siis kui ta esimest korda nikub, on ja, kui ta pistab oma munni vittu, saab kuradi otsa märjaks, nagu öeldakse, on ja teine kord on siis, kui ta kakleb esimest korda ja ma olen täiesti nõus sellega. Esimene, kui sa kaotad süütuse, sa saad mingil määral meheks, sest et mingi protsess, midagi toimub sinu peas või sinu sees, kus sa näed maailma teistmoodi. Ja teine kord on see, kui keegi tuleb sulle kallale ja sa pead ennast kaitsma, et sa surma ei saaks. See on nagu see täiesti primitiivne, instinktiilne mingi sükene asi. Mõlemad on primitiivsed. Hästi primitiivsed ja hästi olulised kogeda, et nii-öelda meheks saada. Et nagu see on selles mõttes, see tähendab seda, et sa arened vaimselt, sa kasvad. Sa koged midagi, mis on nagu, mida iga mees peaks kogema või iga inimene peaks kogema, vaata. Täpselt nagu tegelikult ma arvan, iga naine peaks kogema lapse saamist. See on ka see primitiivne, see hästi oluline elu osa, vaata. Aga kui me räägime sellest, et hüpoteetiliselt, et aga mida sa teed, kui keegi tuleb, inveidib ja tungib su majja, siis mul tekib selle sama koha pealt väga loogiline küsimus. Okei, miks siis naised sõjaväkke ei pea minema? Kui sind kodus ei ole ja naine on üksinda kodus, kas tema ei peaks seda seina peal olevat relva oskama kasutada? Ja siis hakatakse mul rääkima, naised on palju nõrgemad, mis on ammu ümber lükatud, aga ikkagi me kogu aeg nagu räägitakse sellest, andke see väljaõpe ka nagu naistele. Et see ongi, et kuna ma olen... Siis peab sundima neid ka minema ju, aga siis on probleem järsku ju. Jaa, aga mis ongi kõige kummalisem selle asja juures, et see kohustuslik sõjaväe kohustus, eks ole, et see on seksistlik. Sest et me naisi ei võta. Ma Arvamusfestivalil rääkisin ka ja ma sain seal nagu mõneti nagu palju targemaks nagu selle koha pealt, et räägitakse, et aga teeme palgaarmee. Eesti ei suuda endale lubada palgaarmeed ja kui on ainus viis tagada reservväelasi, siis olgu, ma olen nõus, kohustuslik ajateenistus, aga mitte seksistlik. Räägitakse, et meil on vähe ajateenijaid. Võib-olla sellepärast, et pool ühiskonda lõigatakse sellest välja millegi pärast. Because they have tits. See ei ole põhjendus minu jaoks. Kas sa arvad, et ma lähen nagu üle piiri, kui ma ütlen, et riik peaks sundima kõiki mehi võitluskunstides käima? Minus peituv liberaal ütleb, et see ei ole normaalne. Et jah, sest et inimesel peaks olema vabadus, kas ta tahab õppida või mitte. Ehk siis sa usud ka seda, et inimesel peaks olema vabadus, kas ta läheb kaitseväkke või mitte? Põhimõtteliselt küll, jah, ma usun, et see peaks olema. Aga sa tead, et see ei tööta? Aga see ei töötaks, jah. Et selles mõttes ongi, kuna on olemas küsimusi ja on olemas vastused, aga on olemas nagu see reaalne lahendus, mis on lihtsalt kompromiss. Millal sa YouTube'iga alustasid? Aktiivselt siis, kui ma tegin kurikuulsa Savisaare protsessi. Et mul ei olnud nagu eesmärk, et nüüd ma hakkan tootma nagu YouTube'i asju. Aga kui ma video üles postitasin YouTube'i, läksin magama ja hommikul vaatasin, et 15 000 vaatamist ja et Postimehest helistatakse mulle, siis ma saan aru, et okei, aga see on laine, mille peal ma saan sõita. Ja siis sealt hakkasin tegema. Kas see on kõige popim video siiamaani? Siiamaani küll, vaatamise on teil kindlasti kõige rohkem. Palju teil on praegu vaatamisi? Kindlasti üle 100 000. Ja millal see oli siis? Mis aastal? 2 aastat tagasi vist. Sa oled ainult 2 aastat siis YouTube'i tegelenud? Põhimõtteliselt küll, jah. 2,5 siuke. Konto ma tegin 2006. Jah.
aktiivselt. Ma olen mingit sisu loonud mingisuguseid videomängudest, lõiganud, teinud muusikavideosid, mille siis ühel hetkel YouTube kõik tõmbas maha, sellepärast, et see oli copyrighted lauludega kesed, eks ole, millest ma saan nagu aru. Aga nüüd siis seda 2,5 aastat vist, jah. Ja millist sisu sa toodad peamiselt? See on hea küsimus, ma tavaliselt räägin asjadest, millele ma tunnen, et ma tahan reageerida avalikult, tihtipeale kipuvad need olema mingisugused sotsiaalpoliitilised asjad, et noh, et kas siis gei õigused, naiste meeste võrdsus, aga samaaegselt olen rääkinud sellest, et kui halb sari oli Savisaare protsess või Kellapid. Olen teinud livestream aega, et kus ma lihtsalt räägin oma fännidega, et üldiselt hästi raske on nagu sõrme peale panna, et mis asi see on, mis ma teen. Sotsiaalkriitiline sisu põhimõtteliselt kõige lihtsam vist. Sa livestreamid ka praegu? Märdi keldri õhtu? Väga harva nüüd, eriti praegu mul ei ole nagu aega, et mul on olnud filmivõtted, teatris proovid, siis mis tahes projektid, et nagu väga raske on nagu mahutada sinna vahele nüüd see 2 tundi, kus kohas mul võib-olla on need 2 tundi, aga ma tahaks nagu olla lihtsalt niisama. Minu jaoks kõige parem puhkamine on see, et ma istun arvutis ja ma mängin mingeid mänge või midagi sukest, et selle asemel, et nagu rääkida vaatajatega, mis on tegelikult ikkagi ka nagu väsitav. Nii et sa oled gamer, mängur? Jah. Mis mänge sa mängid praegu näiteks? Praegu ma mingil põhjusel hakkasin mängima uuesti Fallout 4 ja koos moodiga nimega Horizon, mis teeb selle mängu nagu oluliselt raskemaks, lihtsalt, et kogeda mingisugust postapokalüptilist, kuna ma armastan postapokalüptikat nagu väga, siis et kogeda niisugust raskemat survival asja, aga üldiselt mulle meeldivad rollimängud. Rallimängud? Rollimängud. RPG-d? Ja siis väga siuksed nagu story heavy'd, et mulle kindlasti eelistan head lugu vägevale graafikale või sellele, et oh my god, see püss on nii vägev. No. Yeah. Mis on tegelikult kummaline põhjus, mis tõmbas mind siis väga kuulsate mängude juurde, nagu näiteks PUBG, et sa langed koos 99 teise inimesega saarele, luutid ja proovid olla ainus ellujääja ja siis see narratiiv, mis sa ise sinna ümber lood, et kes see mees on, et see narratiiv kuidagi tekib ise täpselt samamoodi, miks ma armastan Minecrafti väga palju. Sandbox nagu see. Totaalne sandbox, kus story tekib ise, et see mulle nagu väga meeldib. Ise kirjutatud lood selle story. See on, ma arvan, nagu näitlejatel, filmitegijatel kõigil nagu, mul on täpselt sama tunnen nagu, ja mul täpselt samasugused mängud meeldinud kogu aeg, sest et mul on nagu see sama mõtteviis ja sama nagu, mul meeldivad samad asjad. Muidugi Fallout 4 on hästi halb rollimäng, et seal ei ole võimalik olla näiteks nagu õel, sellepärast et selle mängu kirjutas Bethesdal ei ole nagu hea writing team kunagi olnud. Aga nad ehitavad räägilt häid mingid engine'id ja häid mänge. Kusjuures ma ei ole nõus, need engine'id on kohutav. Nende engine'il on pluss on see, et see on hästi moderisõbralik, et aga noh, mis on nagu jabur on see, et nad lasid välja selle sükse torada mängu nagu Skyrim, eks ole, ja Skyrim oli põhimõtteliselt launchi ajal ikkagi pagimess ja siis tehti mood, mille nimi oli Unofficial Skyrim Patch, kus siis mängijad ise tegid mängu korda, nii. Ja siis nad launchisid lõpuks selle mängu, selle special editioni, kus on kõik DLC-d ja kõik täpselt samad paagid olid alles. Nad ei olnud neid fiksinud. Nad isegi võtnud seda, ei tänanud neid mängijad, et thanks, et me mängu ära parandasite, me paneme järgmisesse expansionisse või... Ainus tänu, mis oli see, et nad võtsid need moderatega ühendust ja andsid neile mängu varem kätte, et nad saaksid sama patchi uuesti teha. Kui ma oleks tööd neile. Ja nad ei lisanud seda nagu vaikimisi sinna nagu mängule juurde ja siis igale konsoolile, mis on Switch ja kus Skyrim meile tuli, täpselt samad paagid kogu aeg. Et nad ei tegele ise, meil moderid teevad mängu korda ja ma vihkan õudselt seda mentaliteeti, et et see mäng tuleb Bethesdal välja, ilmselt on pagimess, aga meil on selle jaoks moderid. See on väga halb suhtumine, sellepärast, et firma last teeb nagu mängu, mis nagu on nagu töötab ka. Või võtke tööle need vennad, kes teevad neid moode ja teevad mängu korda. Aga see ei toimi niimoodi, vaata, neil on vaja palka maksta ju.
jah, nagu neil ei ole üldse raha, on. et see ei toimi. Kas Eestis saab näitlejana ära elada, kui keegi vaatab, kes tahab näitlejaks saada, kas saab ära elada ja kas saab täisväärtuslikku elu elada ja mis ta tegema peaks selleks, et ta tahab olla näitleja ja ta peab minema tööle? Kui keegi on näiteks, käib koolis praegu ja mõtleb, et kuhu edasi minna ja mida sa ütleksid talle, nagu mida teha? Kui sa tahad saada näitlejaks sellel eesmärgil, et olla kuulus ja saada palju raha, siis on aeg tõsiselt ümber mõelda. Et näitlejana Eestis ära elada põhimõtteliselt selle jaoks on vaja elada sellist näitleja elu, et sa teed endale põhimõtteliselt OÜ, eks ole. No mis ei ole kohustuslik, aga see lihtsustab su elu võib-olla mingil hetkel. Aga põhimõte on selles, et sa tegeled õhtu juhtimisega, sa mängid teatris ja siis selle kõrvalt mängid ka sarjas. YouTube'i videod on minu isiklik hobi, sellega ma põhimõtteliselt ei teenigi. Et noh, põhimõtteliselt täisväärtuslikku elu, see on individuaalne, mida inimene näeb täisväärtuslikku eluna, sellepärast, et mina tean oma kursuselt inimesi, kes on nõus tegema tasuta teatrit ja nad elavad väga askeetlikult, aga nad on väga õnnelikud, sest nad saavad olla näitlejad. On ütleme, et sa oled üle 1000 euri kuus palka. Ei, fuck that shit, no. Okay. Ei, kui sa ainult teatris töötad, ei, not gonna happen. Et põhimõtteliselt see on küll, et okei, ma teen sarja ära, eks ole, mängin sarjas ja siis mulle kukub, ma ei tea, mingi 2 tonni arvele ja, aga ma pean seal 2 tonniga mitu kuud elama nagu. Et selles mõttes, et see ei ole selline näitlejana minu arust ei ole nagu, kui sa just ei ole nagu teatris palgaline töötaja, vaid oled nii-öelda see vabakutseline, siis on eriti nagu see, et sinu sissetulekud ei ole üldse regulaarsed. Et ja Eestis vabakutselisi näitlejaid on väga palju, sest et Eestis tegelikult toodetakse väga palju näitlejaid juurde ja et toodetakse, nagu... kus mingi tehas on või, kus neid ehitatakse? Jaa, Tallinnas ja Viljandis üle aasta siis Viljandis, üle aasta Tallinnas, ehk siis iga aasta tuleb uus posu näitlejaid nagu teatrikoolist nagu välja. Ja kui sa ei ole sealt tehasest, siis kas siis sa ei ole näitleja, on ju? Oled ikka, sul on lihtsalt vaja, sa pead rohkem üles töötama ennast ja nagu selles mõttes, et noh, minu arust Indrek Taalma on kõige parem näide nagu näitlejas, kes ei ole õppinud näitlejaks, aga ta on geniaalne näitleja. Suurepärane näitleja. Aga mis siis, kui mõni, kes praegu vaatab või kuulab, ta on ka geniaalne näitleja, aga kuidas ta saab sinna, kuhu Taalma on jõudnud? Ma ei tea, noh, pean saama näidelda, muidu suren, käi proovi castingutele saada kuidagi, kuidas see kõik käib, aga ma tegelikult ise ei tea. Hustle, loyalty, respect. Munni peab imema? Nii palju, kui mina olen kuuldud, siis ei pea. Eestis ei ole see nagu oluline. Ja õnneks nüüd hakkab meile peale tulema nagu see, et kõik need, kellel oli ühel hetkel vaja imeda, nüüd need saavad vasta päide jalgu ja vasta emmi. Et selles mõttes visual nagu image. Ei ole vaja. Mis siis tegema peab? Peab olema, raisk enesekindel peab olema. Et lihtsalt and put yourself out there. Et leia need võimalused ja näita ennast ja siis ilmselt tuleb, et noh, teisiti ei saa, noh, nagu iga asjaga, et selles mõttes, kui sa tahad midagi saavutada, work for it, nagu näe vaeva. Hustle, loyalty, respect. Mida sul kõige rohkem meeldib teha, et sa oled näitleja või keegi küsib, mida sa, what do you do, vaata, mida sa teed, kes sa oled, ma olen näitleja, aga vaata, noh, mina näiteks, mulle meeldib, ma ei ütle, et ma olen näitleja, ma ütlen, ma olen näitleja, režissöör tavaliselt või jah, niimoodi ma ütlengi tavaliselt, sest ma tahan režissöör ka olla, vaata. Või ma ütlen tavaliselt filmitegija, sest nii lihtsam, sest ma tahan tegelikult kirjutada, ma tahan produtseerida, vaata, ja ma olen seda teinud, et kellena sina ennast näed, et mis on see, kes sa oled, et kas see on ainult üks asi, kas sa ma olen näitleja või kas see on midagi veel peale selle? See on nagu raske küsimus, sest et kui reeglina küsitakse, et millega sa tegeled, siis minu esimene vastus on alati näitleja, sellepärast et vaikimisi ikka tahaks öelda oma elukutse või ameti. Aga ehk siis kui ma ütleks, siis ma peaks ütlema, ma olen töötu. Noh, ei, sa ütle töötu, sa oled filmitegija. Right.
nagu, et see ei pea olema nagu karjäär klassikalises mõttes nagu, et aga noh, ma olen nagu öelnud, et noh, et näitleja, poole kohaga YouTuber ja olen siuksed poole kohaga juut. poole kohaga YouTuber või nagu mulle meeldib öelda YouTubeist. Et kuidagi nagu ma pigem ütlen alati esimese asjana, et ma olen näitleja ja kui aga noh, see on lihtsalt sellest mugavusest ilmselt, et noh, ma ütlen oma ameti. Siis on inimestel lihtsam YouTuber, mida sa teed YouTuber, sa oled see vlogger, sest et väga paljud inimeste jaoks YouTuber tähendab vloggerit. See mul on kursavend selline, kes räägib YouTuberitest ja ta mõtleb ainult vloggerit kogu aeg, nagu käisin Prismas, ostsin saia, haha, lol, pane like, loosin saia välja. Mingi mõttetu, tema jaoks mõttetu pask. Jah, tema jaoks mõttetu suva, tema näeb, et see on nüüd YouTuber. Ja siis mul on nagu see, nagu, aga Philip DeFranco on ka YouTuber. Põhimõtteliselt Joe Rogan täpselt samamoodi. On ka YouTuber, jah. Et nagu noh, ei ole päris võrreldav. Kas sa tunned, et sa tahad midagi muud ka teha või saad elu lõpuni näitleja? Ja kas sa tunned, et äkki, kurat, et ma keskenduks nüüd näiteks järgmine aasta või see aasta nüüd lõpus hakkan keskenduma lavastamisele või kirjutamisele või mingile muule asjale või et kas sa või tunned, et ma panen ainult näitlemisega lõpuni välja? Praegusel hetkel tunnen ma seda, et ma olen teatrist väsinud. Et selline tinglik näitleja töö, et kuidagi nagu sellele aitas nüüd Peeter Ebase Firebird ka kaasa, et nagu see on tõsi, ja filmiplatsil peab kaua ootama ja kõike seda, aga jube mina väga hea meelega ootan platsil ja teeks filme mõnda aega pigem rohkem. Aga eks mingisugused sellised lollakaid mingeid unistusi on ikka, et minu ideaal töö on olla, believe it or not, aga Twitchi streamer ja mängida videomänge. Sellepärast, et see on minu videomängud on ikkagi suur kirg. Su elu unistus on tegelikult Twitch streamer olla. No, kas nimetada seda elu unistuseks, aga nagu asi, mida ma tahaks nagu tõsiselt teha, on streamida videomänge. See tuleb küll üllatusena praegu, ma üritan protsessida seda praegu. Sa oled näitleja, filmitegija, kes tegelikult tahaks olla hoopis Twitch streamer, nagu, et tema töö on Twitch streamer. What? Muidugi, mitte lihtsalt, et tere, ma olen Märt ja ma striimin, aga kes on tuttava sellise streameriga nagu Dr. Disrespect, et siis minu mingisugune väljavaade on selline, et ma tahaks olla, kuna mul on hästi lahe anagramm, kes ei tea, mis see anagramm, siis anagramm on see, et sa võtad sõnas olevad tähed ja paigutad need ringi, saad mingi teise, et kui ma võtan oma nime Märt Koik ja teen selle Ameerika päraseks ehk Mart Koik, siis kui ma tähed ringi tõstan, siis mul on täiesti geniaalne anagramm ehk Atom Kirk. See on see, mis on Discordis ka, ma olen jumala confused. See on, kes see on? Atom Kirk. Ja minul on täiesti nagu peas selline nagu roll ikkagi, mis nagu ilmselt see on minu kui näitleja probleem, et ikkagi mingi roll peab nagu olema, kes on postapokalüptilise riigi kultuse juht. Ta on religiooni boss, ta on selline atom. See natukene võtab referentsi sealt Fallout 3-st, kus kohas on The Church of Atom ja siis minu community nimi on The Nation of Radiation ja siis selline nagu rollis mängitud variety streamer, siis mitte selline competitive nagu Dr. Disrespect. Millal sa seda tegema hakkad? Siis, kui mul on piisavalt palju raha, et võtta pangalaenu, osta endale korter, kus kohas ma saan oma arvuti panna eraldi tuppa, niimoodi, et see ei oleks mul keset elutuba, kus elab mina, minu abikaasa ja minu kass on ju. Ja siis tõenäoliselt, kui mul on nii palju raha, et osta veel streaming PC ka nagu, ehk siis tõenäoliselt seda ei juhtu mitte kunagi.
ei rääkida nii, ma näen täiesti seda juba, jumala hea. Aga unistused ongi selle jaoks, et sellega tegeleda. Las ma üritan ikkagi räppida seda oma pead selle ümber, et I fucked him up. Oota, sa oled näitleja, sa oled peaosas või mitte peaosas, sa mängid filmides ja siis sa mängid filmis praegu ja siis sa nagu töötad näitlejana rohkem kui mina, sul meeldib see, sa oled noorest peast tahtnud näitleja olla, sa näitled kogu aeg, sul meeldib näitlemine, sa oled hea näitleja aga kui sa saaksid nipsuga muuta oma elu ja siis keegi ütleb sulle, mida sa tegelikult teha tahad, sa saad kohe selle, siis sa ütleksid fuck näitlemine, fuck filmid, ma olen Twitch fucking livestreamer või? No kui mul oleks, see oleneks, mis võimalused mul oleksid nagu, seda ma mõtlen. Sulle antakse, kas kõik võimalused näitlejana või kõik võimalused Twitch livestreamina? No siis ma võtaksin kõik võimalused näitlejana, kindlasti. Selles mõttes, kui mul oleks sihukene võimalus. Aga lihtsalt see on mul selline väikene secret passion. Kas see on nagu siis plaan B nii-öelda või? Võib-olla see on plaan B. Et sa mõtled, et äkki see maybe this acting thing won't pan out, et siis ma olen Twitch livestreamer või? No äkki, aga I would have to explain that to my wife first. Aga usalda yeah. I'm gonna make it. Mul on plaan päriselt, investeerime krüptosse. Minu märk on hulluks läinud And he's gone. Et siukene, et see on üks variant. Siis mingil ajahetkel oli minul täiesti tõsine soov saada profimaadlejaks. Minu salajane unistus on see, et Eestis mingil hetkel hakatakse profimaadlust arendama. Kindlasti üritan ennast kuidagi sisse smuugeldada, et vähemalt üks matš teha nagu. Siis tõenäoliselt kael murda ja ratastuulis edasi elada ja siis ratastuulis ongi hea mugav striimida. Äkki see ongi su saates. I have it all planned out. Tead, et see on tegelikult päris ohtlik nagu niimoodi nagu mõelda, vaata nali või mitte nagu tulevikus, sest et see võib täide minna. Absoluutselt. Sa võid nagu ligi tõmmata reaalselt, võib-olla sa ei jää ratastooli, aga võib-olla tõesti saad mingi vigastuse või midagi või mingi asi juhtub su elus, kus sul tekib kuske nagu olukord, et fuck, äkki nüüd ongi kõige parem lihtsalt maha istuda ja hakata Twitch livestream tööle panna ja muidugi, kõik on võimalik. Et jah, aga kõik need unistused ja asjad, et vaatame, mis nagu põhimõtteliselt üsna mõttetu on teha nagu suksed suuremaid plaane. Mul on nagu kunagi mu käes sõjaväes küsis üks mu kaaslane, et mis on sinu see plaan, kuhu sa tahad jõuda nagu. Ja siis ma ütlesin, et mul ei ole seda, et ma sean väikesed plaanid, ma sean väikesed eesmärgid ja kui ma need saavutan, siis ma võtan järgmise. Et kindlasti see on inimloomusele hästi omane on nagu see, et tegelikult ei ole kunagi rahul. Et next thing ja next thing ja next thing, et kui meil on suur supreme goal, et oletame, et ma tahan mängida 5 Hollywoodi filmis, oletame, et see juhtub, mis ma siis teen 5 Hollywoodi filmis, lasen maha ennast või? Et ei ole, ma tahan siis veel 5 teha ja siis teen 5 tükki veel ja siis mõtlen, nüüd ma tahan indie-filme teha nagu. Et kogu aeg see asi nagu areneb, et võib-olla nädala aja pärast võib-olla mul toimub mingi katarsis elus ja ma nädala aja pärast ütlen, tead, tegelikult ma tahan poliitikasse minna. Kui tahan, aga lihtsalt näitena. Kui suur võimalus see on, et sa nagu läheksid poliitikasse? Praegusel hetkel Jeesus Kristus kui minimaalne, nagu ma ei kujuta ette. Jeesus ise nagu tuleks taevast alla. Kui Jeesus ise kutsuks, ütleks, kuule, ma lähen EKRE-sse, siis ma tõenäoliselt ütleks, okei, ma mõtlen, et võib-olla ma lähen ka kuskile, aga ma ei näe ennast nagu poliitikuna küll mitte. Mille kallal sa praegu töötad? Just praegu nagu? Mida inimesed saavad oodata nagu sinult? Mida inimesed minult saavad oodata on see, et 8. novembril esietendub teatris Must kast siis sükene teatritükk pealkirjaga Caligula, mis on mitte päris ajalooline, vaid Camus kirjutatud näidend siis keisrist nimega Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, lühidalt Caligula. Sükene asi tuleb välja ja siis 10. novembril läheb ETV2 eetrisse poliitilise satiiri saade Ongi Koik. Ongi Koik on see nimi või? Kes selle välja mõtles? Mitte mina, mul on hästi piinlik, et seda mina ei teinud. Ongi Koik poliitilise satiiri saade, mida ma olen vaikselt salaja nokitsenud Eesti Rahvusringhäälinguga. Et
minu YouTube'i karjäär osaliselt kandub üle sinna. Kolib Eesti Rahvusringhäälingusse. Edu mees. Mis tähendab, et nüüd ma olen reaalselt kinni makstud Tati Brits. Edu. Ma arvan, et see on kõik. Juba? No hea küll. Mul on notes'id otsas. Me võime mingi lampi. Nüüd on notes'id otsas. Nüüd me võime mingi lamp. Nüüd hakkab podcast pihta. Nüüd on päris, et see unscripted osa hakkab pihta. Nüüd on unscripted, jah. Adenum. No aga me võime niimoodi ka teha, et tee uued notid ja ma ehk saan kunagi uuesti tulla. Kas oleksid nagu püsikülaline mul ka või? Et nagu sükene... Et lõpuks saad nagu co-host. Ma otsin co-hosti tegelikult. Ma olen co-host. See on keeruline, sellepärast, et see raisk elab Tallinnas ja ma olen Tartus. Mis kõik Tartus elavad? Kõik elavad Tartus, kõik ilusad tüdrukud elavad Tartus. Mina ütleks, et kõik elavad minust Tallinnas. Et ma arvan, et see on täpselt see probleem, et kui sa elad Tallinnas, siis kõik on Tartus ja vastupidi. Right. Sa oled praegu Tartusse tagasi täna õhtul, jah? Ja, plaanis on, jah. Okei. See oli väga igav küsimus, ma tean. See ei viimi mitte kuskil. Tuletab mulle meelde mu lemmik seika ühistranspordis. Istusin Tartus, ammu juba, istusin Tartus bussi peale, Express buss. Väga lihtne, mitte midagi fucking müstilist. Tartust on start ja ta sõidab Tallinnasse. Minu ees istub üks naisterahvas, bussi siseneb mees. Ja see on selle naiste tuttav. Juba eemalt lehvitab, tere. Ja siis mees küsib naise käest, kus sa lähed siis? See on see sama, vaata, et teid ja naistest mitte midagi, vaata, oks on peas või et ma olen 10, vaata. See on täpselt see sama asi, et ta oli arvatavasti närvis. Kui sa oleksid Sherlock Holmes, sa oleks ära lugenud nagu nende suhte, mida see vend mõtleb, vaata, nagu kõik, nagu ma arvan, et ta oli närvis, tal ilmselgelt meeldis see naine. Sealt saab igast asja välja lugeda. Ma ei mäleta, millega see naine välja nägi ka, et võib-olla see on võimalik. See on, kas sa oled kunagi kuulnud midagi, mis on nii loll, et sul tekivad tasakaaluhäired? Tasakaaluhäired või? Nagu reaalselt, et sa loed ja keegi ütleb midagi nii lolli, et peab ringi käima. Ja füüsiliselt tunned pea käib ringi või? Minul oli selline kogemus. Minu vana klassiõde kirjutas Facebooki, tal oli probleem. Kirjutas Facebooki, et kas keegi on siuke tark arvuti inimene, kes oskab laule plaadi pealt nii öelda kõrvetada mälupulgale. Siis ma lihtsalt kõrvetada laule plaadi pealt mälupulgale. Ja siis mingid tüübid nagu esitasid seal väga tugevaid küsimusi, et nagu, bitch, what are you fucking on about? Ja siis tuli välja, et tegelikult tahtis saada laule plaadi pealt lihtsalt arvutisse. Mälupulk ei olnudki seal. Miks sa seda niimoodi sõnastasid? Miks kõrvetada? Miks mälupulgale? You don't need it. Aga kui vana see naine oli? Sama vana kui mina. Okei, sest ma tean, näiteks vananemad generatsioonid, mu ema vaata, mingi teema, mingi värk on sellega enamus vanemate generatsioonidega, et neil lihtsalt aju ei salvesta ära nagu kuidas tehnikat või neid uusi asju kasutada, vaata. Et ükskõik kui palju sa neile ka ei näitaks või õpetaks, lihtsalt ei salvestu informatsioon ja iga kord see oleks nagu format oleks ära tehtud ajus, et ta teeks nagu jälle seda esimest korda ja lihtsalt ei õpigi, vaata. Ei saagi aru ja vahel nad üritavad targalt välja paista ja siis kasutavad valesid sõnu ja siis on nagu veel piinlikum. Ja nagu veits, mul hakkab nagu veits kahju ka, vaata, ma ei taha üldse, selles mõttes saan aru, vaata, et kui inimene räägib, küsib midagi lolli asja, siis ma mõtlen, et äkki ta on nagu, mis on hästi hea nipp või, mida nagu ma olen viimase ajal, ma olen suht douchebag vend, ma olen suht nagu vahel ikka douchebag ja ma väga palju inimesed mõtlevad, et ma ei kassi selle pärast, ma kassin selle pärast. Ma joon selle pärast, ma ei saa magada selle pärast, et ma vahel ütlen inimestele otse või sitasti. Nii, ütleme, et ma usun sind. Ja päriselt mul on nagu, ma kahetsen hästi palju, mida ma olen inimestele öelnud või teinud ja on süümekad. Mul on hästi kiiresti tekivad süümekad, ma olen hästi emotsionaalne inimene. Ja üks hästi hea nipp, mille peale ma tulin, ma ei tea, kas mina leiutsin selle, aga ütleme, et ma leiutsin, on see, et kui sa lähed kellegi peale närvi, kes on hästi loll või ignorantne, siis kujuta ette, et see inimene on su ema. Ja siis see viha ja kõik kaob momentaalselt ära ja asendub sellega, et see on tast kahju. Ma mõtlen praegu pingsalt selle peale, et ma vaatan televisioonis Jaak Madissoni ja mõtlen, et Jaak Madisson on mu ema. Ma ei kujuta ette.
aga võib-olla see töötab, jaa. Ei no peaasi, et inimene leiab viisi, kuidas nagu tegeleda sellega. Sest et inimene, kes läheb närvi teise inimese peale, sest et ta ütleb midagi või teeb midagi, see on sellepärast, et sul ei ole otse, sa ei tunne seda inimest ja sul ei ole nagu seal nagu mingit seost või kontakti selle inimesega, sa ei tea teda, vaata, see on nagu see you know me but not my story või mis iganes see cheesy line on, et kui sa asendad selle inimese oma emaga, siis automaatselt tekib siuke tunne, et nagu kohe nagu annad andeks kõik, vaata, sa saad aru nagu, sul hakkab pigem nagu kahju. No see on maam. Täpselt, et mingi keegi ütleb, on ju, et kõrvetada, nagu mõtlesin kohe sellele, et kuidas ma kõrvetan plaadilt mälupulgale, siis ma hakkasin, nagu niisugune kahju hakkab ja nagu nunnu, vaata, et mu ema jälle üritab midagi nagu tehniliselt kuigi rääkida. Sa ütled seda, et info ei hakka külge, et see inimene, kes selle küsimuse esitas, oli kooli ajal ka selline inimene, kellele nagu koolis asjad väga külge ei jäänud. Ainuke asjad, mis talle külge jäi, olid kooli vanemate poiste. Ta pigem took dick than lessons. Nagu. Et selles mõttes, aga ta on nüüd ema, ma loodan, et tema laps kasvab inimeseks. Korraks nagu mul hajus mõte, ma ei tea kuhu, ja siis ma kuulsin ainult, et tegid niimoodi üks nagu pöidla panid püsti, vaata, vargi vahelt, siis ma ütlesin, oota, millest ta räägib? Einar lihtsalt vahepeal lihtsalt ma vahepeal nagu, ma nagu lähen ära kuskile sest notsid seda otsa mõtled, kuhu investeerida järgmiseks? Bitcoini ei, ma ei isegi mäleta, millele ma mõtlesin, ma hakkasin, ma ei tea, drugs people. Väga professionaal. Ei ole, ma ei tee narkootikumina, mul ei meedi narkootikumid. Fucking liar. Ei ole, ei päriselt, inimesed arvavad, et ma teen, aga... No mulle on ka öeldud, et ma olen narkeri nägu, ma ei ole elus, sest ma mitte ühtegi droogi proovinud ja mul ei ole plaanis ka. Ja me oleme sarnased selles mõttes, vaata, sellised punnis silmadega, enam see ei ole kiilakas pederast, aga mitte, et mul oleks midagi pederastide vastu, mul on palju geisõpru. Ma olen nüüd juustega pederast. Aga nüüd on juustega pederast ja sa näed, meil on sarnane mingisugune sükene näo süke stiil, mis jooned, et no kuule, mulle öeldi, et kuule lamemaalane, pane põlema ennast, et nagu selles mõttes aga me olime väga sarnased järelikult. Ilmselt oleme, aga mulle ei meeldi narkootikumid, sest et ma olen kontrollfriik, mul on mugavus tuleb sellest, et mul on kontrollil asjad ja narkootikumid tekitab mul sükse ärevust tunde nagu, et oh fuck, ma ei saa seda kontrollida. Jaa, see on väga huvitav teema ka, sellepärast, et minu kursavend ütles mulle kunagi, et ma peaksin proovima ikkagi mingisuguse psühhotroopseid aineid, sest et see võtab mul mingisuguse maski justkui eest ära, et ma avastan enda juures mingisuguseid asju. I don't want to take my mask. Või on nagu pigem see küsimus, aga et mis asi on siis see tõeline mina, et kas tõeline mina on see, kuidas ma olen oma normaalses olekus, kui ma hommikul üles mina praegu või see, kui ma võtan mingit ainet, mis muudab minu ajutalitlust. Sorry, kes siin maskiga on nagu? Point. Et täpselt samamoodi nagu kunagi mulle mu klassivend ütles, et purjus peaga oled sa päris, sina ei ole, you are intoxicated. Su organism võitleb mürkainega ja see teeb sind purju. Sa ei usu, et purjus inimene on palju ausam kui kaine inimene? Ta võib olla ausam küll, nagu selles mõttes, et sealt tulevad mingisugused piirid tulevad ära, aga see ei tähenda, et sa oled päris sina. Et päris sina on ikkagi see, milline sa oled kaines olekus sotsiaalsfääris nagu, et kõikide filtritega ja kõikide maskidega, mis sul on, see oledki see päris sina. Mina usun väga tugevalt nagu sellesse. Ma olen alkohoolik. No. Teadsid seda? Ei. No aga siis tähendab, kas ma olen, ütle, kas ma olen alkohoolik, kui ma joon iga õhtu vähemalt pool pudelit veini ära, et magama jääda? Ma ei tea, ma ei ole kursis alkoholismiga, aga sa võid alati ju pöörduda kuskile ja küsida seda asjatundjat tegelikult, mitte mingisuguse näitleja, kes on poole kohaga YouTuber. Ma pöördusin Google'i poole, Google ütles mulle vähk. No Google... Ei, tegelikult Google ütles mulle, et kui ma joon üle 1 klaasi päevas, siis ma olen alkohoolik. Siis ma nagu... pool pudelit järelikult ma ammu juba. Kas nad ütlesid mahu ka või see tähendab nagu seda, et sa võid osta 5-liitrise klaasi? See on nagu ema vaata, tegi ka nalja nagu, et ma joon ainult 1 klaasi päevas, siis tal oligi reaalselt oli siuke klaas, kuhu läks terve pudel. Ja see oli nagu ha-ha-ha, aga reaalsus on see, et ta joob rohkem kui pudel päevas. Jah, ongi.
nii, nüüd tekkis minu lemmikosa vestluses nagu see, kus üks on nagu see, et ma lähen ära. See on nagu supermarketites on aeg-ajalt sellised vestlused mingi tuttavaga. Tšau. Davai siis, banaani jah. Lahe. Teed smuutit kadus? Ei tee, mul on fetiš. Mul on fetiš? Okei. Jah, selge. See baklažaan, mis asi see on, vaata see, tead seda, mis asi see on mingi, mitte baklažaan, vaid see, vaata, mis on siuke lillat värvi, siukene huvitav tekstuur on, nagu siuke läigib. Jaa, tean küll. Mis see nimi on? See vili. See on, ta ei ole suvikõrvits, baklažaan, see on eggplant. Eggplant, jah, mis on eesti keeles eggplant. Ma kohe panen siia tõlki, siia Google tõlki. Munataim. See on hästi oluline. Nüüd ütle mulle. Eggplant. Eggplant ongi baklažaan, mis asja, ma olen tark. Baklažaan on minu arust, kui sa usud, kui sa oled creationist, sa usud, et Jumal lõi selle maailma, et mitte evolutsiooni, siis ma usun, et Jumal üks päev istus ja mõtles, et mis oleks nagu, sest et ilmselgelt Jumal on palju asju loonud, kanep ja igasugused seened ja asju, et inimestel nagu have a great time, ja siis ta üks päev mõtles, et naistele võiks luua nagu, siukse mingi fake tick, vaata nagu mingi, võlts peenise. Ja siis mõtles selle baklažaani. Ja mille saaks sisse endale istuda ja ta lõi baklažaani. Kui naised tahavad nagu eriti suurt türa proovida. Ma ei tea. Aga nad ei leia seda. Vist hakkab minema. Baklažaan, väga huvitav tekstuuriga, väga huvitav siukene nagu vahel nagu ikka käin poes, mõttes ma katsun seda ja siis ma panin silmad kinni ja mõtlen, et tegelikult nagu katsuks nagu peaaegu nagu päris munni.